see kõik sai alguse meil peaaegu täpselt aasta tagasi, kui Peeter Kuutma sai 80 ja me olime aasta tagasi veel ennem seda välja andnud ühe noorte kunstnikega vaibaraamatu, kus oli palju uusi Eesti vaibadisaine sees ja mulle hing väga kripeldama, et seal ei olnud ühtegi Peeter Kuutma tööd. Ja kuna Peeter on minu silmis läbi aegade olnud selline suur ja kuulus tekstiilikunstnik, siis mul oli nagu selline tunne, et ta kuidagi nagu ei sobinud sinna suurte kogumikku, et ta väärib omaette näitust, omaette kollektsiooni. Ma küsisin Peetri käest, et kas teil on mingeid vanu huvitavaid töid, midagi veel alles, et me võiksime ju proovida midagi sealt taaselustada. Ja siis Peeter ütles, et vaatame. Pika elu jooksul on neid näitused olnud palju ja mul oli väga suur näitus oli Tarbekunsti muuseumis ja eks ikka on aeg otsi kokku tõmmata. Aga et ma olen väga pikka aega nagu erialase töö kõrval harrastanud lihtsalt pildi tegemist. Ma õppisin 6. aastatel, mis oli väga murrangulised aastad. Tol ajal oli see täiesti normaalne, et kõik eriala inimesed, ükskõik millega nad tegelesid ka kunsti tegemisega. Kunst oli asja alus. Ma olen Peetri kohta öelnud, et kui Peeter oleks elanud Manhattanil, siis ta oleks ilmselt vana, rikas ja kuulus. Ja miljonär. Ja miljonär, ja just täpselt, et ma arvan, et see on see Peetri kui kunstniku käekiri, mis on selline, et seal Peetril on väga palju minu silmis mõjutusi Bauhausi aegadest ja ka 60ndate popkunstist ja kuidagi praegu on need mõjuvad jälle väga-väga moodsalt ja see tema käekirjas, tema laad, see sobib sellisesse moodsasse arhitektuuri tänapäeval, see tema geomeetriline laad, Eestis ei olegi ühtegi teist niisugust moodsa käekirjaga tekstiilikunstnikku minu silmis ja see tema Peetri enda selline sügav härrasmehelikkus ja elegants minu meelest on kuidagi kandunud nendesse tema töödesse ka ja kogu see tulem sealt kokku ka on kokku tohutult elegantne ja soliidne, mis sealt tuleb ja samal ajal väga-väga moodne. No teie kollektsioonidel on sellised muusikaga seotud nimed, vähemalt osadel. Linna, rütmid ja bebop ja kas väike džässiplaat pöörleb plaadimasinas, kui te neid mustreid joonistate? Jah. Ja sõidan autoga ja kuulen ka just seda muusikat. Aha. Ja täiesti ma arvan seda, et see on ilmselt ikka ajastuga seotud. See on selle ajaga, kui ei olnud televisiooni, oli raadio, oli muusika ja minu juured on ikka, ütleksin, et 45. aastad, see on nagu džässi kuldaeg ja see on niisugune kulumatu asi. Mis sinna siis kuulub? Miles Davis, mis veel? Modern Jazz Quartet on üks minu lemmik. Siis ütleme Bill Jackson ja neid on palju. No ma saan aru, et vähemalt Euroopa vaibakunstis ongi praegu selliste, ütleme siis, vanemate härrasmeeste kuldaeg, Aivi. Peeter oma 81 eluaastaga sobib ideaalselt seda nimekirja juhtima. Sest näiteks väga kuulus Hispaania vaibakunstnik Nani Marquina. Tema on juba peaaegu 70 tekstiilikunstnik ja moekunstnik Pitekai Rand Taanis. Tema on kõvasti üle 60, kusjuures nad kõik mõjuvad tohutult ägedalt ja moodsalt. Aga nende kõikide minu meelest eelis nende noorte, ka tublide kunstnike ees on see, et nad maalivad ja joonistavad käsitsi. Nad teevad käsitsi oma kavandeid, neil on veel see vana hea joonistusoskus ja sellel käsitsi maalitud tööl on nagu hing sees. Peeter, kas need vaibad, mis nüüd uuesti on kuidagi elule tõusnud ja valmis on saanud, kas need inspireerivad teid jälle pliiatsit ja paberit võtma? Võib-olla on seal sahtlipõhjas juba uued mustrid või? No sahtlipõhjas ei ole, aga mu sisemuses on juba mitmed uued mõtted. Nii et vahel on nii, eks ole, et annad vanale asjale uue hingamise ja siis see annab kuidagi elule ka jälle hoogu juurde. No suur tänu igal juhul teile mõlemale selle eest, et te olete selle kullamaagi sealt ikkagi välja kaevanud sealt maa alt. Väike tore näitus siin samas Tekero salongis uhke vaibaraamat ja ma saan aru, et teie vaibad kaunistavad ka täitsa mitme Eesti saatkonna põrandaid, vähemalt Euroopas. No ongi. Ongi nii? Ja.
aitäh, Peeter, et te olete, aitäh, Aivi, et sa kogu selle kullamaagi välja kaevasid.